aga Arsenali meeskonna tee tänavusel hooajal seni ei ole läinud ka päris võib-olla lihtsalt, ehk et hooaja esimesed 2 mängu punkte kaotati, kohe avamängus jäädi alla Inglise liigas. Kunagi, kuidas see mäng nüüd minema hakkab ja kas või mida siin otsustatakse ära hoopis kohtunike otsustega. Loodame, et ikkagi kaotas selle mälestusväärse kohtumise 0-4, siis 2013 Napoli võitis Arsenali 2-0, nii et esimene väravas ja taas tasub natukene meenutada eelmist aastat, kus Wenger proovis sama mustriga mängida. Jah, ja selles mõttes see võib olla tõepoolest kõige suurem üllatus praegu üldse, et Arsenal kaotas, arvati, et see on küll kindel näitaja, kindel põhjus, miks Petr Cech võiks ja peaks täna alustama. Näeme, et Wenger on! Oi, kui kiiresti tuli 40 sekundiga Cavani, esimene puude pallile ja PSG teeb siit ikkagi praegu hullu alguse. Võib-olla pärast Ibrahimovitši lahkumist PSG on taga nutnud, et neid selliseid tsenderdusi kasti võib teha, aga seal ei ole mehi, kes ära nopib, aga siit Cavani selle nopib ja lööb siis oma tänavuse hooaja loomulikult esimese meistrite liiga värava ja see on talle kokku meistrite liigas 18. tabamuseks ja Unai Emery, no ütleme nii, et kõvad pinged on hetkel mehel õlgade pealt maas. Ja vot see on see koht, kus Cavani peab hakkama ära lööma neid asju. Matuidi. Ja korra ütlesime, et eelmisel aastal alustas esimeses voorus Arsenal kaotusega. Mitte väga, seal ta juba on ja juba sealt see sööt läheb Di Mariale, juba tagasi ja kas lööb ära ka? Ei! Nii et ei isegi mitte lohutuseks nurgalööki ei saa siit prantslased. See oleks olnud loomulikult ikkagi sellele mehele kahtlemata korralik emotsioonipauk tulla ja sealt pool vigasena kohe ära lüüa. Väikse grimassi mees ikkagi jätkuvalt teeb. Napadaši Tarannova tipa ehk et selline väga jõuline, füüsiline läheb nagu läbi mehe. Ja siin on võimalus nüüd, ei tule. Lihtsalt ette, konksuga mööda, aega ja ruumi oli küll. Ja huvitav, mis selle Ospinal nüüd seal juhtub, et ta sinna lebama jääb, sest siin küll saab pihta ainult palliga ja mitte võib-olla see välja sirut, ei kõik tundus. Lihtsalt see Ricochet, see teine põrge tuleb näkku. Ja. Kõik loeb hästi. Et Arsenal teinud 2 vahetust, PSG ei ole veel ühtegi vahetust teinud. Ja noh, võrreldes Coqueliniga kindlasti natuke rohkem ründav. Enam Cavanile ei anna, sa ei suuda niikuinii ja lööb peale sealt ja saab pihta ka ja Ospina on vahele. Ospina on paar viimast korda nüüd küll väga hästi ikkagi tagant tassinud, et väravahtada PSG kaitseliini. Özil näiteks, miks mitte, kes ei ole võib-olla ka väga millegagi silma paistnud, vot nüüd näiteks. Aga ikkagi jätkuvalt, see seis on ainult 1-0, et see... Ja nüüd Ojobi saab ja esimest korda Rani ja tuli ära. Alexis Sanchez saab selle kirja ja see, mis oli õhus, see tuli ära, Arsenal saab. Ja põrkab otse Sanchezi jala peale, siit see võimalus tuleb. Özil leiab väga hästi üles sealt keskelt mehe seal penaltipunkti juures. Iwobi täiesti üksi tegelikult tol hetkel. Ja siit ka ei näinud meeste tagant. Ja sellist vastu tulevat palli, noh sellist lööks isegi. No ei taba veel kõige paremini, see käib siin sellise põrke läbi, aga noh väravahi jaoks ikkagi piisavalt lähedalt, piisavalt tugevalt, et seda püüda noormees küll ei jõua. Ja sinna läks hetkel, see mäng oleks pidanud ammu läbi olema, aga see mäng... Vahelduseks keegi teine. Sanchez. No siin on selline 3-4 vastu, 4-4 vastu on praegu olukord. Iwobi saab ühe korra veel proovida ja nüüd me näeme... Ja siin Giroud vaatab, kuidas see pall niimoodi poole meetri jagu üle peadast üle lendab ja siin parkse veel kiiret pallmängu, 1,5 minutit on jäänud. Verratti. Oi.
ja seal Giroud läks nüüd midagi tagasi tegema, kas kohtunike brigaad selle ära fikseerib? Ja nüüd kas vilistatakse, midagi toimub edasi ja seal mehed kaklevad ja Giroud saab punase siit. Ei, mõlemad, mis asja? Verratti saab ja mis nüüd siis? No siin Verratti läks 4. kohtuniku käest küsima. Korras, Giroud lahkub. Ja see on ikka tegelikult, nüüd näeme. PSG-le unelmate lõpp ja tuleb Eidu. Näeme, et no on lähedal tegelikult. Ja ei saa pead vahele. Seal on ikka sentimeetrite mäng praegu ja PSG oleks selle 3 punkti siit veel kätte saanud. Aga ei saanud.